Tere tulemast Maapaugu põrgukööki, tulemast ja olemast. Vaata, nüüd on selline lugu, et ma olen mitmel korral siin salatites kasutanud seda ajus küpsetatud ja kooritud paprikat. Ja siis paljud siin mul sõbrad on uurinud, et kuidas seda teha. Kuigi internetis on neid õpetusi minu arvates ka viisavalt, aga ma seletan, et lihtsalt ostad poest paprikat, paned või võtad aiast, kui sul on aias paprikaid. Võtad ahjuplaadi peale, paned ilma mitte millegita, lihtsalt 200 kraadi või 220, sa pead jälgima, et ühe külje pealt, kui tekib juba see nõgine kord või kõrbe pealt ära, siis keerad need paprikad teisipidi, siis võtad sealt ahjust välja, kui nad on mõlemalt poolt nagu ära sööstunud. Siis on sul vaja üks mingisugune anum, kuhu sa nad kohe kuumast paned sinna sisse ja kaan peale, et nad seal auru sees natukene vedelevad, siis nad lasevad selle naha hästi lahti, koorid ära ja ongi kogu ooper. Ja siin nad on sellised vedelad siin, näed küll sellised. Ja nüüd ma tahan siis seda marinaadi näidata, mis ma teen, et kuidas mina teen. Neid on muidugi igasuguseid erinevad, küll marineerivad selleriga ja mina sellerit, eriti selleri maitse mulle ei meeldi. Ja seal sibulaga ja kes, missugune rahvus, kuidas. Seda tehakse Türgist ja alates seal Kaukaasias väga levinud. Ja nüüd ma näitan, kuidas mina seda nagu teen. Mina teen kõigepealt selle asja. On vaja sul selline, mis mul vaja on? Mul on vaja soola, suhkrut, küüslauku ja siin on mul tead, mis asjad on. Siin on nüüd siis jäävatatud köömned, hmeelisuneli, kuivatatud basiilik, mustpipar, sinepiseemned ja loorber. Äädikas ja äädikas sa paned enda maitse järgi, kuidas sulle maitseb, kellele teravam, kellele nõrgem. Kas sa kasutad tavalist poeäädikat või kasutad sõunaäädikat või kasutad riisiäädikat või veiniäädikat. Täitsa maitse asi, ütles kukk ja nokkis tätti. Siis on vaja selline kauss. Kurat sa kauss, potti ütled kausiks. Ja küll, on vaja selline pott. Selle värgi kupatan kõik siia sisse. Nii. Siis on siia vaja 1 liiter vett. Kõik need asjad käivad 1 liitri vee kohta. Kõik need, mis siin olid siin alustassi peal, seal oli praktiliselt teelusikas, ainult neid sinepiseemneid oli supilusikas. Ilma kuhjata, nad ei tahtnud kuhjas püsida hästi, need seemned. Siis ma panen siia, need asjad panen leikma. 1 supilusikatäis läheb soola. All right. 2 supilusikatäis läheb suhkrut. Nii, need ma panin ära, ma saan selle kausi siit eest ära tõsta. Siis on vaja 2 küüslauku, mina panen, kui sinule küüslauk ei meeldi, siis ära pane üldse. Maitse asi jälle loomulikult. Neid ma ei hakka üldse katki lõikama, sest see läheb keema, see marinaat. Ma lihtsalt litsun nad niimoodi katki ja katkisest peast panen sinna poti juurde. Okei, see on tehtud. Nüüd ei ole mul selle noaga enam kavandamist. Nüüd ma panen kinda kätte ja hakkan neid siia purkidesse panema, värgitama. Vaata, kui sul kasvuhoones on paprika, see on teine lugu, kui sa ostad poest, sellepärast, et poepaprika, ma ei usu, et Eestis on kasvanud, ta on ikkagi seal kasvanud kuskil lõunamaa poole peal, seal Bulgaarias või Hispaanias või kus iganes, võib-olla ka Eesti paprika, aga ma usun, et turu pealt on ikkagi Eesti paprika saamine, see võimalus on kohe kõvasti suurem. Ja selline lugu oli, et üks mutikene müüs ka turu peal paprikaid
ilusad suured paprikad olid ja vaatab siis, et seal turu peal kõnnib see mees, kes talle kevadel oli aiamaale sinna kasvuhoonesse, oli sõnnikut toonud. Ja hõikab selle mehe enda juurde ja mees tuleb ja, et mis värk on ja see mutikene ütleb, et vaata, et kas sa näed, kui ilusad suured paprikad on? Näen. No, aga sina tõid mulle sõnniku ja tänu sellele ongi need paprikad sellised. Et vaata, kui hea sõnniku sa mulle tõid. Ja mees siis ütles selle peale, et no, aga teada lugu, firma värk, et ega meie sitta ei müü. Nii, et sitt on sitt. Okei, see sai nüüd siia purki ära pandud. Ma teengi seda liiter vett ja seda muidugi siia nii palju ei lähe. Läheb kindlasti vähem. Aga seda siis lased keema, keedad 5 minutit. Ja siis päris keevalt ära peale vala, sellepärast, et need on juba ju küpsed. Et siis lased niimoodi pool maha jahtuda, et ta on küll soe, aga et ta ei ole enam kuum. Valad peale, kaan kinni, keerab pahu pidi. Seda pole vaja isegi kasuka alla peita. Ja peaks olema okei. Vaata, meil siin oli siuke sotsiaalmeedias levis ja et Ryanair otsib piloote. Noh, eks muidugi rasked ajad ja siin selle Covidiga ju neid hästi palju koondati ja leidsid endale vanad piloodid, leidsid endale uue töö ja oli raske neid, et piloodi puudus. Ja siis 3 kandidaati tuli. Üks oli Saksamaalt, üks oli Ameerikast ja üks oli Gruusiast. Noh, ühe kaupa käivad siis vestlusel, kõigepealt läheb sakslane sisse ja siia sinna ja siis, et palju palka tahad. Sakslane ütles 3000. 3000 eurot. Miks nii palju? Noh, seal ei ole palju midagi, et 1000 endale, 1000 naisele ja 1000 elukindlustuse peale. No hea küll, me anname sulle teada. Läks sakslane minema, kutsutakse ameeriklane sisse. Ameeriklane, kõrge lennuga ja kõrge kaarega, laskis kohe ülevalt, et mina tahan 6000 palka saada. 6000 eurot. Põhjendage ära, miks 6000. 2000 nagu endale, 2000 naisele ja kuna meil on elukindlustus üks kallis, siis 2000 elukindlustuse peale. Ja küll me anname teile teada. Kutsutakse grusiin sisse, grusiin läheb, siis istub niimoodi häbelikult ja õpib sõrmi ja kohe näha, et inimene on närvis. Ja siis küsivad, et grusiini käest kohe alguses ei hakkagi üldse muud juttu ajama, et mis teie palgasoov on? Grusiin ütles, 9000. Kuidas? 9000. 9000 mida? Laari? Ei ikka eurot. Väga huvitav 9000 eurot, aga põhjendage, miks teil sellist summat vaja on. 3000 endale. Tegelikult ma pean teile ütlema, et ma kardan lennata. Et mul on kohe hull hirm. Ma kardan kohe praegu ka juba. Et 3000 nagu mulle endale. 3000 naisele. Ja sakslane oli ju 3000 eest nõus lendab. Marineerigi paprikat. Ärge virisegi. Et palgad on väiksed. Kohtume.